Kokk Portos esitleb. Täna olen ma Lääne-Virumaal Inju külas, kus on kuusetalu ja see on väga populaarne oma kuusete mesilaste poolest ja sinna ma nüüd ka suundun. Tere peremees! Oi, tervist! Mis sul teoks siin on? Mõtlesin, et võtan mõne raami mett välja, kui on mida võtta. Tundub olevat. Kui kaua sa oled tegelenud mesindusega? Ma saan öelda, et ma olen oma vanematest oluliselt kauem tegelenud mesindusega. Seda seetõttu, et kuna me alustasime küll koos, aga mina olen üle poole elu tegelenud, nemad ei ole veel poolt elu. Niipidi hoopis. Ehk see teeb aastaid siin selles samas kohas. 23. hooaeg. Palju sul mesitarusid kokku on siin? Ma arvan praegusel hetkel kuskil 150 kandis. Võtta 150 taru, siis oskad sa öelda ka, mitu mesilast sul kokku on? Peakorja ajal, siis kui mesilasi on tarus kõige rohkem, siis on 80 kuni 120 000 mesilast ühes tarus. Sõltuvalt siis pere suurusest. See teeb ikka siin ju väga suure populatsiooni. Ütleme niimoodi, et töötajaid on meil palju, jah, siis kui on see hooaeg. Mitu korda ise oled siin sutsata saanud? No ma arvan, et ühe korraga kõige rohkem 100 näela, sest see oli päris algus. Ühe korraga 100 kond? Sa teed nalja praegu? Ei. 100 kond? See juhtus siin samas aias, kui me võtsime ühte oma esimest sülemit maha, mis meile saabus, millest ajendatuna me kunagi ka mesinikeks hakkasime. See üks sünnib praegu parasjagu. Ma tahaks olla ta risti isa lausa. Okei. Teeme siis, et sina oled tema risti isa. Mis me talle nimeks paneme? Paneme talle nimeks Luule. Luule on kena Eesti nimi. Kui 21. juulil on avatud tulude päev, siis mida te siin pakute, mida näha saab? Näitame, kuidas siis mett vurritatakse, millised on meeraamid, kuidas kaanetusmasin töötab, kuidas mett sõelutakse, räägime sellest. Kodus siis seal, kus mesitarud on, näitamegi emamesilast, hea ilma korral, isamesilast, töömesilast. Näitame, millised erinevaid tarutüüpe on olemas. Ühesõnaga kõik see, mis käib ühe korraliku mesindustalu juurde. Absoluutselt. Seega olete oodatud 21. juulil siia Inju meemajja. Viies üle-eestiline avatud talude päev ootab sind külla juba 21. juulil.